Tere ilusat hommikut! Käes on pühapäevase mõtiskluse aeg. Ja kuna meil on siin imeline pööriaeg praegu, siis ma mõtlesin, et tänase mõtiskluse pühendangi siis meie muistsetele pööriaja kommetele ja tutvustan võib-olla natukene neid, et ilmselgelt see lühike sõnavõtt ei suuda kõike selle aja kombestikku sisaldada endas, aga et võib-olla väikese ülevaate siiski annaks neile, kes mitte midagi ei tea. Et enamjaolt teatakse jaanipäeva, et see on siis päev, meil ta on siis 24. juuni või siis jaanilaupäev, mis on siis päev enne. Ja tavaliselt need laupäevad on tähtsamad päevad kui need põhilised päevad. Aga jaanid on tulnud meile kristlikust traditsioonist Risti ja Johannese järgi. Aga siin mail on peetud seda aega, mitte päeva, vaid aega juba aastasadu või isegi aastatuhandeid enne, kui kristlik traditsioon siia jõudis. Ja tol ajal siis nimetatigi seda pööriajaks või ka leedo ajaks. Et leedo on selline vana meie omakeelne sõna. Et siis leedo aeg või pööriaeg, et mina olen viimastel aastatel nimetanud seda siis suureks valguse pühaks või elujõu pühaks. Ja miks? Et iga rumalgi saab aru, eks ole, et see on meie looduses kõige valgem aeg, kus päikest ja päevavalgust on kõige rohkem ja kus öö on kõige lühem. Ja lisaks päikesele või päikesevalgusele me tegelikult ju näeme ka seda, et looduses on kõik haripunktis, et lindudel on pojad väljas või käib poegade õpetamine, kuidas kellelgi, siis taimed, kes õitsevad, need õitsevad, enamjaolt juba kasvatatakse vilju, et taimed on kõige väekamad ja miks nad on väekamad? Sellepärast, et valgust on kõige rohkem, nii päikesevalgust kui üleüldse ka sümboolsel kujul valgust, eks ju. Ja kuna valgust on kõige rohkem, et siit siis see nimetus valguse püha, siis ka energiatase on kõige kõrgem nii taimedel, loomadel kui ka inimestel. Ehk siit siis ka see mõiste, nagu ma ütlesin, elujõu püha. Ja vanarahvas on siis pidanud seda aega oluliseks, sest inimestel on tundunud, et piirid nähtava ja nähtamatu maailma vahel, et siis piirid inimese looduse ja nähtamatu maailma vahel on nagu kõige õhemad või kõige õrnemad. Et kõige selgemini on nagu kõike tunda, näha või tajuda. Ja et kõik on nagu läbipaistev või äratuntav. Ja see on siis ka see aeg, mistõttu väga palju on tehtud igasuguseid riitusi või kombetalitusi. Ja vanadel eestlastel või maarahval, nagu on siis tavaks öelda, olid riitused enamjaolt kahte sorti. Olid kaitseriitused ja olid siis sellised väeandmise riitused. Ja kogu meie rahvakalender, kõik need tähtpäevad, iga nädal on mõni tähtpäev ja mõni nädal mitu, on tegelikult igasuguste riituste ja kommetega täis pikitud. Siis leedo ajal või pööri ajal, nagu me siin nimetame, oli neid kombetalitusi kõige rohkem, sest kuna see oli see elujõu aeg, valguse aeg, ja siis tehti nii kaitserituaale kui väerituaale. Ja muidugi meie muistsed esivanemad ei nimetanud seda rituaalideks, vaid see lihtsalt oli osa nende elust, nad tegid seda, sest nad uskusid seda. Ja siin ei tasu nüüd arvata seda, et inimesed olid lollid, et nad lihtsalt uskusid mingisuguseid puuslikke ja tegid mingeid imelikke asju. Et asi ei olnud selles,
see ei olnud selline usk, et ma nüüd kummardan, ma ei tea mida, vaid see oli see usk, et tehti seda, mis endast olenes. Et kui ma sain teha need mõned ravivihad seal Leedo ajal või korjata mõned väekad taimed külmetushaiguste või köha või nohu vastu või palaviku alandamiseks, siis ma korjasin, eks ju, sest seda ma sain teha. Ja see, kas need taimed siis mõjusid nii või naapidi, see jäeti saatuse hooleks. Samas muidugi esiemadelt oli kuuldud mitmesuguseid kogemusi ja neid kogemusi alati võeti ka arvesse, eks ole. Ja see pööriaeg või Leedo aeg on siis ka see, et millal hakati tegelikult mõtlema siis sügisese saagi peale, sest kõik juba kasvas, kõik oli juba oma väe kätte saanud ja emakene maa oli täis väge, viljakust ja jõudu. Ja ega siis ilmaaegu ei teadnud vanarahvas seda, et kevadine päev võib maksta aasta, on ju. Sest just see teadmine, et sa saad kõike teha siis, kui selleks on aeg. Ja kunagi mõned aastad tagasi, kui ma õpsina töötasin, siis meil oli kirjanduse, või mäleta, kas oli kirjanduse või eesti keele tundide raames, meil oli seal mingite klassidega, erinevate klassidega olid need erinevatel aegadel ja erinevates isegi ainetundides, et olid meil siis need rahvakombed ja üks teema siis või üks rahvapäev, tähtpäev, mida lapsed teadsid öelda, oli jaanipäev. Ja kuna siis pööri ajal on väga-väga palju igasuguseid kombeid ja mina küsisingi laste käest, aga milliseid kombeid te teate? Ja mis sa arvad, mida lapsed pakkusid? Nad teadsid ainult ühte, et lõket tehakse. Ja kui ma küsisin, et miks seda lõket tehakse, siis seda nad juba enam ei teadnud. Ja muid kombeid, millest ma ka täna sulle siin räägin, nad ei olnud isegi kuulnud, et need olemas on. See tähendab seda, et meie kodudes ka vanaemad, vanaisad täna enam ei anna seda pärimust oma lastelastele edasi. Ja seetõttu mul on hea meel, kui keegi siit selle väikese video leiab ja võib-olla saab siit mõne teadmise juurde. See ei tähenda, et sa kõike seda pead ise oma elus praktiseerima. Aga hea on teada, et miks mingeid asju tehti. Et mis selle mõte oli, et meie esivanemad ei olnud rumalad, nad ei teinud lihtsalt suvalisi asju, sest tööd oli piisavalt, mida teha. Ei pidanud veel igasugust kriipsu-kraapsu sinna juurde tegema, eks ole. Et täna ma tutvustan sulle siis 11 või 11 erinevat kommet. Ja loomulikult neid on rohkem ja loomulikult need 11, mida ma tutvustan, ei ole ka põhjalikud, aga et mingisuguse ülevaate siis saad. Ja kui ma räägin siin Leedo ajast või pööriajast, siis ei olnud tähtis see üks päev, et pööripäev või jaanipäev, vaid oli tähtis see aeg. Et see on see, kui päike läheb pesasse, et mõned päevad siis suvise pööripäeva paiku, et seal kusagil 21. 24. on öö ja päev ühe pikkused ja peale selle hakkab siis jälle päev jääma lühemaks ja öö muutuma tasapisi pikemaks ning pimedamaks. Ja nüüd see aeg, millal see päike seal päevapesas on, need 3-4 päeva, siis see ongi see Leedo aeg või pööriaeg ja kõiki neid kombetalitusi tehti selles vahemikus. Perekonniti, kogukonniti ja ka meie väikeses Eestis piirkonniti oli see erinev. Aga inimesed pigem leidsid enda jaoks selle mooduse, kuidas seda teha, sest see aeg oli tähtis, mitte üks päev kalendris. Ja esimene asi siis, millest natukene võib-olla rääkida, ongi siis pöörituli või Leedo tuli, uuemal ajal siis ka jaanituli, eks ole, et miks seda lõket üldse tehti. Üks asi oli muidugi kariloomade kaitseks, sest et peale pööriaega hakkas öö muutuma pikemaks, hommikud ja õhtud udusemaks
karjamaadel ja metsadel oli niiskust hakkas rohkem tekkima, kui päev jäi lühemaks. Ja see tähendas seda, et seal kusagil suve teises pooles, sügise alguses, hundid hakkasid oma poegi välja õpetama ja tungisid siis karja sekka. Ja siis vanarahvas uskus seda, et kui kõvasti ikkagi nagu tuld teha ja lõkkel on suits, et siis see suits teeb hundid silmist pimedaks ja nad ei näe seda karja, isegi kui nad seal karja kõrval seal metsas elavad, et nad lähevad sellest karjast mööda. Või ikkagi, et karjal on mingisugune vägi juures ja ilma selle väeta on ta siis metsloomadele, kiskjatele nagu kergem saak. Muidugi siin lõkke tegemise juures ütlen ühe asja veel ära, et üldiselt seda pöörituld või leedotuld ei tehtud prügi põletamisena, nagu tänapäeval majapidamistes seda tihti juhtub, või ka mõnikord külalõketes, kus viiakse igasugust sodi kokku, siis leedotuli oli ikkagi puust. Puid korjati lõkkesse, metsast maha langenud puid, mis iganes sellist, oksi ja kribu-krabu ka, eks ole. Aga see ei olnud sodi põletamine, et sinna ei pandud ka puulehti ega põhku ega selliseid asju, eks ole. Et oli ikkagi puhas, sest see tuli oli püha ja kõik, mis oli püha, pidi olema puhas. Ja tuld peeti siis päikese maapealseks peegelduseks. Ja mida see tähendas siis seda, et kui peale seda pööriaega hakkas päike liikuma samm-sammult madalamalt ja päev jääma lühemaks, siis usuti, et see tulevägi, see tulejõud ja soojus ja valgus püsib ikkagi inimestes edasi, annab jõudu edasi. Ja usuti ka salamisi seda, et siis see võimas lõke, selle võimsa lõkke valgus ja soojus annab veel, kuna peegeldused on nii-öelda vastastikused siin elus, eks ole, ja kuna lõke on päikese peegeldus, et siis see lõke annab nii-öelda päikesele, ta peegeldab tagasi seda valgust ja soojust ja seda, mis inimestele nagu hingele hell ja hea on ja ka kasulik on, eks ole. Et aidata siis päikese jõudu säilitada, võiks niimoodi öelda. Ja loomulikult siis tuli kaitses kurja eest, et nagu ma siin juba nimetasin, et kariloomade kaitseks oli üks asi, aga ka viljapõldude kaitseks, igasuguste kahjurite kaitseks, mis veel kesksuvel võivad rüüstata siis kas tarbeaias või viljapõldudel on ju. Usuti, et tuli aitab, ütleme siis perekonnast või ka siis inimesest kui indiviidist halbu asju eemal hoida, kurje vaime, nõidust, halba sõna, needmist, kaetamist. Ja usuti ka seda, et tuli toob perele õnne ja tuli aitab suurendada või kasvatada, kosutada viljasaaki või kasvatada, kosutada karja. Ehk siis tuli on kõigest tuli, aga küsimus on selles, mis laadi või mis tüüpi mõtteviisiga need inimesed seal tule ääres olid. Ehk siis mis oli selle pere rõõm või mure, millega nad see päev sinna tule ümber kogunesid. Ja kuigi sodi ei põletatud, siis nüüd need inimesed, kellel oli mingisugust, kuidas siis öelda, halba õnne olnud või mingisugust probleeme elus, ütleme niimoodi, siis arvati seda, et tuli aitab ka lõpetada nagu ebaõnne või katkestada selle ebaõnne voo nii-öelda, et kui siis visata lõkkesse mõni katkine ese või mõni ese, mis on seotud sinu elus mingisuguse halva kogemusega ja tuli selle ära põletab, et siis justkui see aitab selle olukorra või situatsiooni läbi puhastada või need mõttelised, emotsionaalsed või energeetilised niidid nii-öelda ära põletada, mis sind seovad siis selle ebaõnnega või halbade kogemustega, eks ole. Ja siis arvati ka seda, et mida kõrgem on lõke, seda kõrgemaks kasvab ja kosub vili põldudel ja seda suurem on karjaõnn. Seda tervemad püsivad talvel su loomad, näiteks kariloomad on ju. Et selline
need põhimõtted siis olid lõkke tegemisel. Et lõkke ei olnud selleks, et saaks pidu panna ja ennast maani täis lakkuda, kuigi ka seda võib-olla tehti, aga see ei olnud eesmärk. Et see ei olnud eesmärk. Et eesmärk oli tegelikult siis just see, et saada seda väge juurde või lõpetada mingisugune ebaõnn, et mis siis kellegi see südamesoov või ka reaalne füüsiline vajadus hetkel oli, on ju. Ja siis oli niimoodi, et kuna see Leedu aeg ju kestis mitu päeva, siis tähendas seda, et kogukonniti, külati, tehti nii-öelda külalõkkeid. Need tehti siis kuskile küngastele või heinamaadele või hiidesse ja mingitele kõrgematele kohtadele, kui need kõrgemad kohad oli. Ja kui see oli lauskmaa, siis see tehti mingisugusele vabale alale, nii-öelda lagedale alale, kus see tuli välja paistis, kus ta kaugele paista sai. Või kui see oli vee ääres, siis seda enam siis vesi ka peegeldas veel päikese võimsust omakorda sealt lõkkest nagu tagasi, eks ole. Ja see oli siis selline küla või kogukondlik lõke ja samas oli jälle iga perekond tegi ka oma aianurgas või heinamaa nurgas või kuskil nurga taga oma lõket ka veel, eks ole. Et see oli üks asi, oli see, et me saime külainimestega või kogukonnana kokku ja jagasime siis seal, neid asju ei räägitud, aga see oli see, et inimesed oma hinges ja oma olemises võtsid ju oma mõtted ja asjad kaasa. Ja kui sina tuled oma mõtetega, mina tulen enda omadega, isegi kui me sellest ei räägi, kokku saades me jagame neid põhimõtteid, sest need väärtused olid inimestel nagu sarnased, kuigi probleemid võisid ju olla erinevad, on ju. Ja siis kodus oma aianurgas või koduõue peal metsanurgas kuskil tehti seda oma lõket ja see oli siis see meie perekonna asi. Seal ajasime neid pereasju, eks ole. Ja jällegi piirkonniti on need kombed nagu erinevad olnud. Sest teine traditsioon, kuna lõke nagunii juba oli olemas, siis oli ka üle lõkke hüppamine. Ja see oli ka väga oluline, mida peeti. Ja tehti ka üle lõkke hüppamise võistlused, et kes hüppab kaugemale või kes hüppab kõrgemale või noored sellised, ütleme siis teismelised või mitte varatäiskasvanud, noored täiskasvanud. Et olid lausa sellised igasugused võistumängud ja siis üle lõkke hüppamine oli ka üks selline, millest tehti nagu mäng ja mida tänapäeva jaanituledelgi mõnikord tehakse, kui lõkke on juba ära kustunud ja on väikesed leegid ainult jäänud. Aga sellest on tehtud mäng või võistlus, aga muistsemal ajal oli siis sellel jällegi selline riituslik moment juures, et see aitas siis puhastada näiteks haigustest, kui inimestel oli kroonilisi haigusi. Usuti, et see lõkkesuits või see tule lähedal olek, et see siis aitab siis nii-öelda seda haigust kehas vähendada, puhastada, on ju. Peletab, nagu ma ütlesin juba, peletab halba õnne eemal, aga et kui sa üle hüppad, et siis on nagu eriti hea ja kasulik, eks ole, annab jõudu ja tervist. Ja usuti, et tule ületamine, sa tegelikult hüppad üle tule, on ju, et tuli on siin, ütleme minu ja ekraani vahele, kui ma nüüd hüppan üle, et siis ma ületan tule. Et tule ületamist peeti siis ka näiteks mingi see endise eluetapi selja taha jätmist, ka mingisuguse, ikkagi probleeme ja muresid on inimestel jalaga segada olnud, et ka mingisugusest probleemsest või vaevavast situatsioonist nii-öelda välja astumist, eks ole, üle astumist, selja taha jätmist, eks ole. Et see aitab nagu uueneda, et vana aja inimesed ei rääkinud mingisugusest vaimsest tervisest ega vaimsusest ega eneseabist, aga tegelikult need riitused või need protsessid, mida tehti, et need toetasid seda vaimsust ja seda eneseabi, on ju. Ja siis usuti ka sellist asja, et mõnikord näiteks noored armunud või kes veel ei elanud koos, kes kurameerisid, hüppasid koos käest kinni hoides üle lõkke. Et siis see ennustas neile, kui nad olid valmis seda tegema koos käsi käes, siis see ennustas neile sellist head tulevast kooselu, teineteise mõistmist ja võib-olla siis ka laste õnne, et üks asi see siis ikkagi, et need lapsed sünnivad ja teine asi see, et need lapsed püsivad terved, sest et ega väga paljud, et sündis 10 last, aga 4 võib-olla kasvas suureks, on ju. Et selles mõttes siis seda viljakust ikkagi, mis nagu püsima jääb. Ja vahest võis juhtuda ka, et mõni kooseluline abielupaar
või kooselupaar, kuidas seda nüüd võtta, oleneb siis, mis ajal sündmused juhtusid, on ju, kes ei olnud lapsi saanud mingil põhjusel ja kui nemad siis koos käest kinni üle selle lõkke hüppasid, siis usuti ka seda, et see aitab siis ikkagi seda laste õnne nagu tuua sellesse perre ja seda viljakust nagu tekitada või luua, seda soodsat pinnast luua, eks ole. Siis me kõik oleme kuulnud Sõnajala õie otsimisest. Enne kui ma sellest rääkima hakkan, selle üle lõkke hüppamisega mul tuleb oma lapsepõlvest üks lugu meelde. Meie külas elas ühes madalas hallis majas. Üks madal, lühike, hall vanamees. Ma ei tea, mis ta ees nimi oli, sest kõik kutsusid teda Vanakrassiks. Ja see Vanakrass oli tõesti, ta oli väga näost hall ja ta oli ilmetu, tegelikult ma ei tea, kui vana ta oli. Aga kui sa oled laps, siis tegelikult tunduvad kõik inimesed sulle muld vanad, on ju. Ja mina ei ole tema juures käinud, aga ma tean, et inimesed rääkisid, et tal oli muld põrand kodus. Meil juba ei olnud näiteks, eks ju, või enamus inimestel ikkagi ei olnud või kellelgi ei olnud, ütleme niimoodi, minu lapsepõlves. Aga sellel vanamehel oli muld põrand ja tal väidetavalt oli olnud ka üks laps, kes elas kusagil mujal, aga ma ei tea, kas see laps seal kodus käis või ei käinud. See laps võib-olla oli minu vanemate vanune, võib-olla vanem, aga see vanamees elas seal üksi ja tema käis ka siis tolleaegsel küla või ma ei mäletagi, ikka ilmselt kolhoosi Jaani tuli, ütleme niimoodi. Ja siis oli niimoodi, et mina ei tea, kuidas mina siis mingisuguse titena seal olin, aga eks ma siis hoidsin madalat profiili ja ei märgatud koju kupatada, et ma sain siis ka seal kuskil kuusetüve taga okste vahel varjus olla ja vaadata, mida vanainimesed teevad, on ju. Ja siis juhtus seda, et tekkis või oli see üle lõkke hüppamise koht või see aeg nii-öelda, et nüüd on üle lõkke hüppamine. Ja ikka poisid ja noored mehed ja mõned hakkajamad tüdrukud, kes seal hüppasid. Ja siis see vanamehe Toigas Krass läks ka üle lõkke hüppama ja kõik naersid teda, vana Krass hüppab üle lõkke, mõtled, et täitsa lolliks läinud. Ja seal vanal Krassil olid, ma ei tea, kas tal olid toasussid jalas või sandaalid, mille kannad olid maha tallatud, et igal juhul ta pastlad kukkusid ka veel sinna lõkkesse. Ja siis mingid poisid aitasid neid sealt kätte saada. Ma ei tea, kas need kasutuskõlblikud olid, aga ühesõnaga selle vanamehe tegevust nagu naeruvääristati, on ju. Ja mina sain, mul oli sellest vanamehest kahju ja ma ei osanud põhjendada, miks mul sellest vanamehest kahju on. Ma empaatiline olin juba lapsena, eks ole. Aga mis mind nagu mõtlema pani, oli nagu see, et mida ma tollel hetkel nagu ei saanud aru, millest ma olen hiljem täiskasvanu eas aru saanud, oli see, et kõik need ülejäänud, need noored inimesed, kes siis minust tol ajal vanemad olid, on ju, mina olin väike laps, nemad olid siis teismelised või noored täiskasvanud, nemad juba tegelikult ei mäletanud enam seda traditsiooni, miks üldse üle lõkke hüpatakse, eks ju. Nemad võtsidki seda kui sportlikku meelelahutust, kui võistlust, kui mängu, mida ta ka kindlasti on, aga sealt see tähenduslik moment oli ära kadunud. Aga see vanamees ilmselt mäletas seda tähendust veel. Ja tema hüppas selle pärast, võib-olla tal oli seda tervist vaja, võib-olla tal oli veel midagi vaja, on ju. Ja lihtsalt see tuli mul praegu meelde ja siis tänaseks on see maja vajunud maapinnast madalamale. Kaua aeg oli see katus sealt kuskilt heina seest veel paistis, aga viimased 10 aastat ei ole minu meelest seda katustki enam näha. Aga mõnikord, vist 4-5 aastat tagasi viimati nägin, kui ma sealt mööda juhtusin kõndima, et seal aias veel, seal on paar igivana õunapuud ja seal õitseb üks punane pojeng juuni alguses. Et lihtsalt see vanamees tuli meelde seoses üle lõkke hüppamisega. Aga siis Sõnajala õis või Sõnajala õitsemine. Et kui me koolis lastega arutasime neid asju, siis lapsed näiteks ei olnudki kuulnud Sõnajala õiest mitte midagi või selle otsimisest. Ja loomulikult nad teadsid botaanilisi teadmisi, et sõnajalg ei õitse, eks ju. Ja ilmselt ega meie esivanemad ka nii lollid ei olnud, et nad seda füüsilist õitsel otsimas käisid. Aga see oli jälle mingisugune enese ületamine, sest traditsiooni järgi tuli sul sinna metsa seda õit minna otsima üksi. Ja kui sa võtad, kui palju inimesi sa tunned, kes öösel üksi tahavad võõrasse metsa või võib-olla ka tuttavasse metsa minna, neid ei ole väga palju. Ja noored inimesed eriti ei ole sellised enam, eks ole.
et see oli mõnes mõttes siis ka enese ületamine, et lähen üksi, olen vaikuses. Ja siis usuti seda, et enamjaolt ju ei leitud midagi, aga usuti seda, et kui sa leiad selle õie, et siis justkui sinu sees nagu kuidas ma ütlen, sa nagu muutud uueks inimeseks või paremaks inimeseks. Ehk siis täna ütleme sellist vaimset tervist või üldse igasugust vaimsust silmas pidades võiks öelda, et nagu mingisugune sisemine ärkamine toimub või mingil tasandil, eks ole, et inimene saab oma kas mingisugusest elu eesmärgist või mingisugust saatusest või mingisugusest teekonnast või tõest teadlikuks, et ta avastab enda kohta seal midagi, on ju. Ja rahvajuttudes on näiteks Sõnajala õie otsimise kohta öeldud ka niimoodi, et kui sa selle leiad, et siis sa saad aru nagu kõikide maailma loomade ja lindude keelest, et sa mõistad neid, eks ole. Sa võid näha peidetud aardeid, neid leida ülesse või saada siis mingisuguse ennekuulmatu erilise õnne osaliseks. Siis mõnikord rahvajuttudes räägitakse, et küll leitakse, eks ole, või mitte väga, et leitakse, aga et justkui nagu oli, et sellised asjad. Aga mõnikord on inimesed ise öelnud oma päris juttudes, et kas nad siis on tahtnud seda uskuda, et nad on leidnud, sest botaaniliselt me ju teame, et ta ei õitse, on ju. Aga et nagu midagi seal nagu oli, et midagi seal oli, on ju. Aga miks see on, et see midagi, kui me teame, et botaaniliselt ei õitse? Et vaata, nagu meie tänase mõtiskluse alguses ütlesin, et seal pööripäeva aegsel või pööripäeva ajal on need maailmade erinevate, ütleme siis, nähtava ja nähtamatu maailma vahelised piirid nagu hõredamad, et sul on võimalik nagu tunda midagi. Ja kui sa oled tundlikum, siis sa võid saada mingisuguse sisemise inside'i või kogemuse, eks ole. Ja vaat see võib tekitada selle tunde, et vaat seal midagi oli. Ehk ongi see, et sa avastad midagi enda kohta, on ju. Ja arhetüüpsel tasandil võibki siis kirjeldada seda, et see Sõnajala õie leidmine on justkui kohtumine iseenda sügavama olemusega, oma teekonnaga, oma tõega, oma elusaatusega, eks ole. Siis järgmine asi, millest võiks natukene rääkida, on siis ravimtaimede kogumine või saunavihtede tegemine. Et loomulikult taimi kogutakse ka muul ajal ja vihtu tehakse muul ajal. Ja mõned targad või vanemad inimesed ütlevad, et vihtu tuleb teha siis suviste pühade ja pööripäeva vahelisel ajal, ehk siis nagu põhimõtteliselt juuni esimesed 3 nädalat võiks siis öelda piltlikult, eks ole. Mõnikord see ei ole hea, sest lehed on alles nii-öelda vaigused või liimised, kleepuvad. Ja jällegi vihtu tuleb teha siis, kui selleks on aega ja võimalust, on ju. Et vihana nad täidavad igal juhul oma otstarbe ära. Ja ravimtaimedega on sama, juurikaid ju kogutakse varakevadel või hilissügisel ja mingeid õisi saad koguda siis, kui taim õitseb, eks ole, et sa ei saa seda kindlal päeval minna korjama. Aga siis suvise pööripäeva ajal siis korjati neid ravimtaimi, mida oli võimalik sellel ajal korjata, ehk mis õitsesid sellel ajal või mille maapealsed osad olid siis kättesaadavad sellel ajal, eks ole. Ja samuti tehti siis saunavihtasid raviotstarbel. Ja vihtede tegemiseks kui taimede kogumiseks oli siis nagu see põhimõte, mille ma juba ära ütlesin, et kuna see päikesevägi ja see elujõud on sellel hetkel taimedes kõige suurem, siis see on ka nendes kogutavates taimedes olemas. Ehk siis nende taimede toime on kõige suurem. Ja see võib ka füüsikaliselt või füüsiliselt niimoodi olla. Aga mida rahvas uskus oli see, et see toime püsib seal terve aasta. Et kui muidu on ikkagi niimoodi, et seisvad taimed kaotavad oma väärtusest mingi osa. Täna meil on võimalik hermeetiliselt sulgeda ja pimedas hoida ja me pikendame nende ravimtaimede eluiga, ütleme niimoodi. Aga vanemal ajal ei olnud ja kui nad kuskil kapinurgas sul seisid, siis nad seal tolmasid lihtsalt ära, eks ole. Et siis see säilimise või see väe komponent oli siis see, mille pärast pööri ajal taimi koguti. Ja vihtadega siis sama asi, et just mis raviotstarbe vihad olid.
Ja mina ise olen viimastel aastatel seda traditsiooni nagu järginud, et ma olen tõesti valinud siis seal Leedu ajal selle ühe päeva või õhtupooliku. Ja kui on vihmane periood, siis kuidagi on ka õnnestunud niimoodi, et ma ei tea, vihmade vaheajal on taimed juhtumisi ära kuivanud ja on saanud ikkagi korjata. Et ma olen siis mingisuguse portsu taimi kogunud, mis siis ongi nagu see ekstra väetee ja see on hästi huvitav, et iga aasta satuvad siis näppu nagu natukene erinevad taimed. Ja ma teen tavaliselt selle tee siis sellised, kõik need taimed lähevad sinna kokku, et ma neid ei lahuta või teen nendest eraldi mingeid preparaate. Ja see nimetus, selle teesegu nimetus või toime või mõju tekib nagu nii-öelda tunnetuse teel, et ma tunnetan seda, et mis taimed need on, et mis see nende loomuomane mõju siis on, eks ole, siuke bioloogiline mõju, nii palju kui seda teada on. Ja teine asi siis püüan seda energeetikat nagu tajuda ja sellest siis sünnib see teadmine, et milleks seda siis kasutada annab, on ju. Siis see on nagu selline asi, mida mingil määral tehakse. Kes taimi tunnevad, need teavad ja need teevad, aga kes taimi ei tunne, et nende jaoks on see traditsioon jällegi tänaseks üsnagi välja surnud. Sest see on ka see asi, mida võib-olla siis sellistel rahvapidudel sportliku mängu mõttes ju ei tehta, on ju. Siis järgmine traditsioon, mida on ka aastasadu ja tuhandeid tehtud, on pärgade punumine ja lillemaagia. Et neiud punusid siis lillepärgi endale. Ja jällegi seal oli siis need maagilised numbrid, et kas siis 7 või 9 või 12 erinevat õitsvat liiki taimi tuli sinna pärjaks punuda. Ja kui sul selline pärg oli siis ja sa seda seal Leedu ajal kandsid, kas seal tule ääres või niisama noorte koos käimisel kandsid seda pärga, siis usuti, et siis see pärg kaitseb kandjat. Ta kaitseb halva õnne eest, haiguste eest, annab elujõudu ja üks asi ta annab, teine asi ta näitab, et see, kes kannab sellisest 7, 9 või 12 lillest punutud pärga, et see neiu või see noor naine on elujõuline. See tähendas, et ta oli atraktiivne siis ka noormeeste jaoks või vabade meeste jaoks, ütleme siis niimoodi. Neiud muidugi uskusid ka seda, et see aitab siis seda armastust nende ellu kutsuda ja sellist head tunnet tekitada, eks ole, ligi tõmmata. Ja samas, kas lillepärg või lihtsalt, kui sa kujutad ring, sõõr, on ju, iseenesest on ju siis sümboliseerib päikest ja elu, eks ju. Ehk siis ka see pärg aitas seda päikese väge justkui võimendada. Ja siin sellega läheb veel see maagia nagu edasi, et nüüd üks asi oli see, et mis selle kui tütarlaps nüüd kogus neid lilli ja punus pärga ja kandis seda pärga, et mis tema eesmärk oli. Kas ta tahtis välja paista elujõulise noore naisena? Kas ta tahtis oma kallimat oma ellu kutsuda? Kas ta tahtis tervist tugevdada või kindlustada, eks ole, et siin jällegi erinevatel tütarlastel võisid erinevad kavatsused olla, on ju. Aga kui nüüd tütarlaps tahtis noormeest oma ellu, siis ta pidi terve selle õhtu, kui siis need pidustused olid, terve piduõhtu, seda pärga kandma. Kõigepealt see punumine, lillede korjamine ja punumine, see toimus nagu üksinduses, on ju. Aga pittu läksid, panid selle pärja pähe ja kui sa seda pärga seal kandsid ja tantsisid ja mängisid ja tegid laulsid ja kõiki toredaid asju, mis pidustustel ikka tehakse, on ju, siis koju minnes ja magama läksid, tuli see pärg panna endale padja alla. Kui sa nüüd olid tundlik tütarlaps siis, või loodusega hästi ühenduses, siis võis juhtuda, et sa nägid oma kallimat unes. Aga võis juhtuda ka seda, et sa ei näinud. Ja siis sellisel juhul sa magasid selle pärja peal, kui see sul padja all või põhukoti all kuskil oli. Ja see pärast järgmine päev võtsid ära, sa kuivatasid selle pärja ära. Nii nagu me ravimtaimi kuivatame. Aga siin oli see konks, et siis teadjamad tüdrukud jälle hoidsid selle pärja alles seni kaua, kuni see ihaldatud noormees nii-öelda nende ellu siis jõudis, eks ju. Ja jällegi oma elust selline tore vahejuhtum siin mõne aasta tagusest ajast, ma ei tea, 5 aastat tagasi äkki või. Et käisin siis esmasündinuga, meil oli ka siis seal pööri ajal käisime siis matkasime
ja käisime looduses igal pool ja korjasime tõesti põldude ja metsade servast igasuguseid ilusaid lilli ja punusime pärga. Mina veel mõtlesin, et mina vana mutt, et mis mul seda pärga nüüd nii kangesti enam vaja on, et ilu pärast võiks ju ikka teha, eks ju, aga tütar nagu punus ja siis me rääkisime neid kombeid ja asju ja no ma ei tea, kas ta selle pärja peal magas või ei maganud, et aga kui ma hiljem talle külla läksin, siis ma nägin, et see pärg rippus tal köögi ukselingi küljes ja see oli mitu kuud rippus seal. Aga mõne kuu pärast oligi siis tal nii-öelda noormees tema ellu tekkinud, eks ole. Kas see nüüd oli selle pärja pärast või oli see asjade kokkusattumus, mine sa võtta kinni, aga kui vaadata sündmuste järgnevust, siis võiks öelda, et oli abiks, on ju. Nii, siis mis veel, et mis võib-olla täna on mõni vanem inimene võib-olla teab ja kasutab. Minu isa näiteks teadis seda kommet ja tema ise tegi seda alati ja et ütles, et see pööriaegne kaste on väga kasulik nahale ja tervisele üldse. Ja siis seda kastet nii-öelda sealt kortslehtede pealt või mingi takjalehtede pealt, et koguda ja siis sellega nii-öelda oma nägu pesta või ka siis oma nahka hõõruda, eks ju. Tema nagu hõõrus ennast. Aga vanemal ajal oli ka see komme, et võeti alasti ja rulliti ennast siis sellel kastemärjal rohul ja kõik see kaste piisad siis kõik see on nagu toonik sinu nahale, eks ole, puhastav ja toniseeriv ja usuti, et seal on siis ka see looduse vägi sees, et milles see looduse vägi saab olla. Päike on paistnud, kuu on paistnud, tähed on paistnud, õhk on peale puhunud, maa on taimed kasvatanud, vesi on ise, eks ole, et see kõik kokku ongi nagu elujõud, on ju. Ja eriti siis neid kastepiiskade või kaste rituaale nooremate inimeste seast tegid pigem siis naised ja neiud, et ikka ilusad olla ja terved olla ja nii edasi, on ju. Ja vanema seas siis ikkagi tervise pärast tegid siis ka mehed, vanemad naised ja vanemad mehed, eks ole. Et tervist, ilu ja noorust ihaleda ja kinnistada või võimestada. Ja jällegi see kaste piisad olid siis ka ikkagi sellise lastetutel paaridel ja nendel inimestel, kellel siis lastega õnne polnud olnud, kelle lapsed ära olid surnud, ta ikkagi selline viljakuse sümbol ka oli. Usutu, et see aitab ikkagi elujõulisi lapsi saada neid esiteks, et mees ja naine piisavalt viljakad on, et neid lapsi saada ja teiseks, et need lapsed siis ka üles kasvatada. Et nendel leeduaegsetel tegevustel oligi siis tervis, ilu, kaitserituaalid ja see viljakus oli ka nagu hästi oluline teema, eks ole. Siis järgmine asi, mida ka teadlikult tehti, et suvel seal heina niidad või mingisuguseid peenraid rohid, on ju, et kui sul see järv või jõgi lähedal on, eks kastmas käidi ennast ikka või me nimetame täna seda ujumiseks või suplemiseks, et ikka käidi, aga pööri ajal oli selle taotluslik, et ekstra mindi. Ja kui sul oli ikkagi kodu juures jõgi või järv või meri või midagi, siis mindi selle taotlusega just teadlikult, et see on see elujõu püha, see on see kõige valgem aeg, kõige väekam aeg, et see vesi on ka salvestanud seda päikese väge ja jõudu endasse. Ja mindi siis sinna vette selleks, et vesi puhastab, aitab haigustest vabaneda ja tugevdab nii hinge kui keha. Mõlemat karastab keha, aga tegelikult toetab ka meie hinge. Saun, et ma siin vihtede tegemisest korra nagu nimetasin, et saunatraditsioon on üle Eesti väga erinev ja siin ei saa öelda, et nii oli ja nii peab ja kõik on õige. Aga see saunatraditsioon on siis, ütleme sellel pööri ajal, nendel päevadel, nendel suurtel päevadel leiti ikkagi see aeg ja koht, et seda sauna kütta ja seda sauna teha. Ja loomulikult siis olid seal ka igasugused kas kaitse, väe või viljakuse rituaalid, mida sellel perel siis parajasti vaja oli. Et see, kuidas tehti, et see ei olnud mingisugune, muidugi seal võisid võtta sinna need samad väega vihad ja ravimtaimed kaasa ja istumise alla või sisse hingamiseks või vihtlemiseks, on ju. Aga tihti oli see, et need mõtted, millega sa sauna läksid, see kavatsus, millega sa sinna sauna läksid, et see kavatsus oligi see enamjaolt, mis andis sellele saunale siis selle väe või toime, võiks niimoodi öelda.
Aga jällegi ma siin väga pikalt sellest ei räägi, aga meie vanemas traditsioonis siis oli üldiselt selline komme, et nii-öelda sellist pesemise sauna tehti väidetavalt siis laupäeva õhtuti, aga tervendavat või ravisauna tehti võimaluse korral neljapäeva õhtuti. Ja loomulikult vaadati ka kuufaase ravisauna puhul, et oleneb siis, mida seal täpselt vaja oli, on ju. Et need olid kõik vanarahva tarkuses nagu teada, et ei tehtud nagu juhuslikke asju. Jah, me täna võime öelda oma meditsiinialaste ja teaduslike teadmiste juures, et kas see kõik ikka töötab ja ei ole suudetud tõestada ja kõik. Aga inimesed tegid ja kui see aitas neid, siis see oli ju hea. Ja kui see ei aidanud, ega see halvemaks ka midagi ei teinud, eks ju. Need on kõik looduslikud asjad, et kui nad ei tapa, siis nad teevad ainult tugevaks, eks ju. Ja meie esivanematel ei olnud siis see saun nagu pesemise koht, seda ka, aga saun oli ikkagi nii ihu kui hinge jaoks. Ja siis see pööripäeva saun või see pööripäeva ajal, siis see saun oli nagu eriti ikkagi see tähendus oli see, mille inimesed sinna mõttes juurde panid. Ja mõnel pool, kuna Eesti on küll väike, aga traditsioonid on erinevad, et mõnel pool usuti ka seda, et see Leedo aeg on ka siis see aeg, kui esivanemad kodus käivad, et käivad ka seal saunas Leedo ajal. Et kui meil on see hingede aeg, eks ole, sügisel, mis on seal kuskil Mihklipäevast talvise pööripäevani, piirkonniti pisut erinev või see oli ka subjektiivne, kuidas inimesed ise tundsid, on ju. Aga siis need suvised suured päevad oli siis teine selline koht, kus usuti, et või arvati, et need kadunukesed siis ka ikkagi sinna sauna tahavad tulla oma vaimu nii-öelda kosutama, eks ole. Ja selle sauna rituaali üks komme oli, ühesõnaga, kõlab nagu imelikult, aga me nagu kujutame ette, et me nagu talvisel pööripäeval alustame nagu uut aastat, et kõik läheb valgemaks ja kasvamise suunas ja mingis mõttes see nagu ongi niimoodi. Aga teisalt võttes on ju see, et suviseseks pööripäevaks, kui me kujutame ette, et meie esivanemad ja ka muistsed esivanemad on ju, et see, kuidas nad toitu kasvatasid endale, et kõik see, mida nad toidu kasvatamiseks tegid, oli enamjaolt juba tehtud, kõik oli külvatud, kõik oli kasvav pandud, kariloomad olid, kes olid, on ju. Et siis ei üle neid ainult kasvatada kuni sügiseni, kuni saagi kogunemiseni. Et loomulikult see oli ka kõik töö, aga selles suhtes otseselt enam midagi teha ei saanud. Et just kui see tegemise aeg, et kõik saaks kasvada ja kosuda, et see nagu juba oli nagu ära tehtud, on ju. Ja selles mõttes see pööriaegne saun oli siis ka just kui nagu see, et annaks seda võimu ja väge nii-öelda sinna uude ringi järgnevaks, et saaks selle saagi kätte ja et oleks siis aega seda talve ja võimekust seda talve üle elada, on ju. Siis jällegi mitte mingisugune, vaid üks asi, mis ei maksa mitte midagi, on kõigile kättesaadav ja mida tänapäeval eriti ei teata või vähemasti pööriaja traditsioonidena või Leedo aja traditsioonidena väga võib-olla ei rakendata, ei kasutata, on päikesetõusu vaatamine. Ja seal oli sama, et kui päike tõuseb, et nagu mingi uus ring algab, et kõik, mis on ära tehtud, see nagu toimib edasi. Ja nüüd ainult saatus ise teab, kuidas me selle saagi kätte saame, eks ole. Et nagu kuidagi selle väe andmine sinna, eks ole. Siis usuti ka, et ikkagi jõudu tervist, et need uskumused olid nagu samad ja siis nii nagu saungi, et puhastab lisaks ihule ka hinge, siis usuti, et päikese tõus puhastab ka hinge. Ja nüüd need inimesed, näiteks noored jällegi, kellel oli siis mingisugune võimalus või kes siis oli paarimineku eas, kes oli võib-olla mingisuguste elumuutuste ees, muude elumuutuste ees, et siis see päikese tõus nagu sümboolselt andis ka usku või lootust või kindlustunnet sellesse uude algusesse. Ja tegelikult vanematel inimestel või elukogemusega inimestel, see andis usku ja jõudu ellu, kui tervis võib-olla ei olnud enam nii hea või veel mingid sellised isiklikud probleemid või hädad, eks ole. Et ikkagi andis sellist jaksu, et minna edasi. Et vaat see sama, et kui ma ei lähe ikkagi seal pööri ajal seda päikese tõusu vaatama, siis on see aasta hukas. Et eks neid tähtsaid kohti muidugi meie rahvakalendris oli veel, aga seda pööri aega nagu inimesed pidasid ikkagi väga oluliseks, eks ole. Ja rahvajuttudes, ma ei tea, kui sa oled rahvajutte lugenud või kuulnud, siis tegelikult seal pajatatakse
leeduaegsetest päikesetõusudest või seda, et päike mängib või päike tantsib, kui ta tõuseb. Et rahvajutud on vanad, eks ole, on sama vanad kui inimkond. Et muude aegade kohta ei ole seda mina võib-olla kui sa oled lugenud kuskilt või mõnest rahvajutust kuulnud, et mingil muul ajal ka päike tantsib või mängib, siis anna siin palun teada, ma tahaks ka seda väga teada. Mina olen ainult pööriaegsete lugude kohta seda nagu kuulnud või lugenud selle kohta, et päike mängib ja päike tantsib. Et järelikult selles pööriaegses päikeses on midagi, mis on vaatamisväärne. Siis nagu juba nimetatud siin oli, et selle viljakuse ja külluse rituaalid on ju, et neid oli igasuguseid ja neid üksikult saab ise üles lugeda, on erinevaid, et ma seda ei hakka siin üles lugema, et seda ei jõua siin keegi ära kuulata muidu. Aga siis usuti, et need tegevused, mida pööri ajal tehakse, mõjutavad meie viljakust, meie tervist, need õnnistavad meid ja need kaitsevad meid, eks ole. Oli see siis viljasaak, karjaõnn, peresuhted või jõukus. Et 4 põhilist valdkonda oli, eks ole. Ja mida selleks tehti? Kui see oli viljaga seotud, siis käidi põldudel, kas seal käidi ring ümber põllu ja loeti sõnad peale, tehti seal midagi muud, et jällegi peremees oli see, kes ümber viljapõllu käis. Tema otsustas, mida ta seal teeb. Kui see oli loomadega seotud, siis ma ei tea, perenaine otsustas, kas käidi ümber lauda või ümber karjamaa või veeti neid loomi seal kuskil läbi lõkkesuitsu, kui seda tuld seal tehti või kuidas keegi tegi midagi, eks ole. Et aga vilja ja saagi üle ja selle õnne ja rikkuse üle otsustas peremees, mis riitusi teha. Loomade üle tavaliselt otsustas perenaine, mis riitusi teha. See võis olla piirkonniti erinev, see võis perekonniti erinev olla. Aga niimoodi ta oli, eks ole. Viidi ka ande pühapaikadesse, kas allikatesse või hiitesse või mõnede põlispuude alla. Mõnikord ei mindi kodus puurida taha kuhugi aganikku, poetati sinna. Et küsimus oli selles taotluses, et kui sa annad selle andami sinna, sul on mingisugune mõte peas. Siis sa mõtled selle mõtte või ütled need sõnad, eks ole. Ja see oligi. Tihti ka ennustati ilma või jälgiti ilma ja tavaliselt siis see ilm ei olnud see, et kas me lõket saame teha täna, vaid see ilm oli ikkagi see, et kuidas me 2 kuu pärast või 3 kuu pärast ilm on ja seda püüti siis meelde jätta endale ja selle järgi püüti siis oma sügisest või talvist elu sättida, eks ole. Ja igasugused kaitsetoimingud on ju. Ja võib-olla eraldi ma tooksin siin veel viimase asjana välja selle, et tegelikult austati ka esivanemaid. Neid esivanemaid, kes elus on ja ka neid, kes on siit ilmast lahkunud. Mida see austamine siis tähendas? Ma nimetasin siin, et mõnel pool, see ei olnud igal pool niimoodi, aga mõnel pool arvati, et need kadunukesed siis tulevad sinna sauna või niimoodi on ju. Aga vaat see sama perekondlik lõke, mida tehti, oli siis sageli, mõnel pool võib-olla see oli ka kogukondlikult organiseeritud, oleneb seda, kuidas ärksad inimesed seal, eks ole, asju teevad on ju. Aga see perekondlik lõke oli siis see, mida siis igaüks oma tahtsi sai teha ja tihti siis oligi see, et perekond kogunes lõkke ümber, mis iganes päeval seda siis tehti, kuidas hetkel võimalik kellelgi oli, kuidas tervis lubas, kuidas asjaolud olid, on ju, kuidas see kogukondlik lõke oli, kui sinna ka taheti minna, et kuidas need asjad korraldatud olid. Aga enamjaolt elas mitu põlvkonda koos, lapsed, vanemad ja vanavanemad on ju. Et nagunii oli 3 põlvkonda, mõnikord ka 4 põlvkonda, kui kõige vanemad puruvanad polnud eest ära surnud veel. Ja lapsed olid tillukesed alles veel, eks ju. Ja koguneti siis ümber lõkke ja siis muidugi räägiti igasuguseid jutte ja siis peremees ja perenaine tegid oma need riituseid seal, siis need loomade ja karjamaa asjad tehti siis tavaliselt päevasel ajal ära või tööde ja talituste ajal tehti neid või ka mõnikord võeti ekstra aega, aga see oli see, kus siis lapsed vahele ei seganud ega ei sorkinud. Aga seal lõkke ümber see koos olemise aeg oli see, mis oli siis see austuse avalduse aeg. Ja siis usuti, et vaat ka need lahkunud esivanemate vaimud nii-öelda tulevad sinna lõkke ümber koos oma perekonnaga, koos oma hõimuga, et siis see ühine söömine, ühine lugude jutustamine, mõnel pool võeti lauluviis üles, eks ole, see koos laulmine, kui peremees või keegi perest oskas midagi pilli mängida või kas või seda luua varrega lüpsipinki kraapida, eks ole, siis seda kõike tehti.
ja tihtilugu siis tehti ka lõkkele öövalveid, et jäädi öövalvesse. Ja see öövalve oligi siis selleks, et lõke ei kustuks. Pandi sinna puid juurde selleks, et meie lahkunud esivanemad saaksid ka sellest meie soojusest ja valgusest osa. Ja jällegi mõnel pool jäi peremees valvesse, mõnel pool tehti see lapsed on kangesti, kes tahavad teha selliseid asju, on ju. Et see lepiti kokku, et kuidas ja oleneb siis lastest, et kuidas siis vanemad neid lubasid ja usaldasid sinna jääda, eks ole. Aga need asjad lepiti omavahel ennem kokku, et selle üle ei hakatud seal lõkke ääres vaidlema, kes mida teeb. Aga üldiselt, kui laste ja vanemate arvamus ei langenud omavahel kokku, siis ikkagi oli nii, nagu isa ütles. Ja sellega ma võib-olla selle tänase Leedo-aegse elujõu peo teema siis võtakski kokku, et eks neid kombeid ja asju on siin veel igasuguseid, mida kõike üles ei jõuagi rääkida. Aga võib-olla veel, mida siis korrata, on see, et elu ja loodus, eluenergia ja loodus on praegu sellel ajal, mis meil nüüd siin on kätte jõudnud, on oma haripunktis. Et lihtsalt väga tark oleks seda teadlikult iseenda hüvanguks ära kasutada ja väga tark oleks praegu teadlikult loodusega, oma inimestega ja ka kõige olemasolevaga ühenduda. Et kui sa said siit minu jutust mõne mõtte või äratundmise, ole hea, jäta palun mulle kommentaar selle kohta, ma olen sulle väga tänulik selle eest. Soovin sulle väekat aega ja kohtume nädala pärast. Tšau, tšau!